Tere tulemast! Alustame siis kirjandusliku kolmapäevaga. Sellele üritusele on pandud pealkirjaks Tõlkekohus tuleb. Pealkiri lähtub lihtsalt sõna žürii etümoloogiast, mis tähendab vandemeeste kogu või vannutatuid. Ja sel korral on see asi teistmoodi, ei küsitletagi auhinna kandidaate, vaid žürii liikmed ehk siis kohtunikud on siin teie ees. Kõiki ei ole. Tegu on siis kahe žüriiga. Mõttekirjanduse tõlkeauhinna žürii koosneb Margus Otist, kes on esimees, Hasso Krullist, kes liitub meiega hiljem, ja Katre Talviste, kes ei liitu meiega. Ja ilukirjanduse tõlkeauhind koosneb žüriist Mari Laan, kes on esimees ja ei osale, Kristjan Haljak ja mina, Märt Väljataga. Sellised kolmeliikmelised žüriid, kellel on siis tehtud, kuigi me vannet ei ole andnud, aga peame järgima statuuti ja on tehtud ülesanne valida välja kõigepealt kuni 6 kandidaati ja otsustama 1. märtsiks, kes nendest auhinna saab. Minu teada on auhinna suurus 7000 eurot, aga ma võin ka eksida, et viimati, kui mul endal õnnestus saada, oli see 5000, äkki on vahepeal tõstetud, aga ma ei tea seda, väga palju sellest avalikult ei räägita, kuigi ju võiks, et see on nagu selle auhinna puhul kõige tähtsam osa. Olgu ta siis 5000 või 7000, et see siis saab avalikkusele teatavaks tegelikult alles 14. märtsil, aga otsus peab olema langetatud 1. märtsil. Ja räägikski siis sedapuhku selle auhindade tagamaadest ja žürii tööst, et see, et üritusel praegusel aastal selline formaat on suuresti nagu oludest tingitud, et osalt nagu valitses tunne ka, et see selline tavapärane formaat, kus 6 kandidaati istusid ja neile esitati küsimusi, hakkas mingil määral ennast ammenduma, aga see ei ole tingitud sellisest väsimusest või ammendumistundest, vaid lihtsalt nendele tõlkesektsiooni käsutusse anti ainult 1 õhtu sisustada senise 2 asemel ja oleks natukene imelik, kui siin oleks 12 kandidaati, keda siis mõnevõrra väiksem see kohtunike hulk küsitleks, nii et mitte hakata ka nende vahel diskrimineerima, siis me räägime neid pigem taga, aga mitte ainult kandidaate, vaid tegelikult ikkagi kogu selles juttu on kogu valikuprotsessist. Et kõigepealt ma pöördungi Marguse poole, et räägi, kuidas teie need 6 kandidaati leidsite ja kust üldse otsima hakkasite? Kõigepealt meile öeldi, et Rahvusraamatukogu saab meid aidata, aga siis see abi viibis. Ühel hetkel ta ka saabus. Jah, et tegelikult ma jõudsin enne kokku panna siis sellise pika nimekirja, siis saatis Rahvusraamatukogu veel eriti üüratu pika nimekirja, kus oli pudru ja kapsad koos. Ja siis sellest pikast nimekirjast siia vist lisandus veel mõningaid teosed ja selle seest me siis valisime. Aga selle pika nimekirja ma koostasin lihtsalt ülearu keeruline see ka ei ole, et saada see lõviosa potentsiaalseid kandidaate kätte, eks ole, et suuremad kirjastused või kirjastused, kes tegelevad mõttekirjanduse väljaandmisega nagu Ilmamaa, Tallinna Ülikooli kirjastus, Tartu Ülikooli kirjastus, ka Kunstiülikooli, Kunstiakadeemia kirjastus, EXA
noh, ja Aga kuidas te määratlesite seda mõttekirjandust? just, jah, et kui me hakkasime arutama, siis ma pakkusin kõigepealt välja, et me tooksime välja need kaalutlused, mida üldse arvesse võtta, sest või millest lähtuda, sest neid võimalikke kriteeriume on nii tohutult palju, et lihtsalt tuleb endale mingisugused piirid seada, eks ole. Ja kuidas seda mõttekirjandust ennast piiritleda, see oligi just nimelt üks kaalutlus, et kaalutluskoht ja subjektiivsetel põhjustel oma tausta tõttu ma eeskätt eelistaksin või sellest mõttekirjanduse tuumana näeksin filosoofia tõlkeid. Et kuigi me võtsime ka igasugust siis ütleme teaduslikku, populaarteaduslikku sinna juurde. Aga jah, et see kõigub ka ju nagunii žüriiti, nii et kui on juhtumisi filosoofid žüriis, siis sikutavad sinna filosoofia poole, aga tõele au andes seal oli ka teaduskirjandust, üks on mul siinsamaski. Kas ajalugu kvalifitseerub ka teaduseks teie žürii jaoks? No võiks kvalifitseeruda, aga me vist tõsiselt seda ei kaalunud, jah. Et ma loen ette siis ka need kandidaadid juba alustuseks, eks ole, et oleks aru saada, millest või kellest juttu on. Et mõttekirjanduse tõlkeauhinna kandidaadid sellel aastal on siis Tiiu Hallap 3 raamatuga, John Searle, Vaim, keel ja ühiskond, John Losee, ajalooline sissejuhatus teadusfilosoofiasse, John McDowell, Vaim ja maailm. Tõlked inglise keelest, siis Krista Kallis, Paco Calvo, Natalie Lawrence, Piantas Sapiens, taimede olemuse jälil, tõlge inglise keelest, Mart Kangur, René Girard, Vägivald ja püha, tõlge prantsuse keelest, Alari Purju, Toomas Maltusest, rahvastikuprintsiipidest, mis on koos Ene-Retsovikuga tehtud, ja David Ricardo, poliitilise ökonoomia maksustamise printsiibid, tõlked inglise keelest, Kadri Raudsepp. Ja sinna lisandus veel Krugman ka, et see oli meil väike segadus siin. Krugmani tõlge tähendab Purjult. Jah. Kadri Raudsepp, Tsongkhapa, virgumistee astmete suur traktaat, tõlge tiibeti keelest, Henrik Sava, Ludwig Wittgenstein, Sinine ja pruun raamat, tõlge inglise keelest. Ilukirjanduse tõlkeauhinna kandidaadid on Sigrid, või ma siis loen nad pigem tähestiku järjekorras ette, Maarja Kangro, Ernst Jandl, Õnne Soov, tõlge saksa keelest, Indrek Kohv, Fernando Pessoa, Rahutuse raamat, tõlge portugali keelest, Mart Kuldkepp, Noole Odisaga, Vana-Islandi keelest, seda muide need Esteri süsteemid ilukirjandusena ei tunnistanudki, siis Liisi Rünkla, J.A. Baker, Raba Pistrik inglise keelest, Sigrid Tooming, Johan Fosse, uus nimi ja Amalia Skram, Konstantse Ring, tõlked norra keelest, Aet Varik, David Foster Wallis, Unustus, jutukogu ja Joseph Conrad, Lääne silmal, tõlked inglise keelest ja meie ilukirjanduse tõlkeauhinna žürii ülesanne on anda ka välja auhind tõlkijale, kes tõlgib eesti keelest ja nendeks kandidaatideks on meil siis Matthew Hyde, kes on tõlkinud Tammsaare inglise keelde, Adam Cullen, Tammsaare Tõe ja õiguse 3. köit, Adam Cullen, Lennart Meri Hõpe valge tõlkimise eest, Guillaume Ribert Baturini Karu südame tõlkimise eest, Maimar Grimbergal on lausa 4 raamatut, muuhulgas
Ristikivi hingede öö, Kaplinski esseekogu, Joonas Sildrese, Arvo Pärdi pildiraamat ja Kairi Looga Natuke suur. Danute Giraite on tõlkinud Õnnepalu ja Leelo Tunkalt leedu keelde, Anna Sedlatškova, Rein Rauda tšehhi keelde ja Maarja Kangrot serbia keelde. Ja Kristjan, kuidas äkki kirjeldad, kuidas meil käis see esialgne sõelumine? No esialgne sõelumine mingit pidi ju pisut siis, eks ole, sarnaselt, et tõepoolest ju Rahvusraamatukogus saime ka nimekirja, aga muidugi me kõik kolm ka iseseisvalt seda vastavalt täiendasime ja just nimelt tuli ette ka mõningaid selliseid olukordi, kus mõne autori mõnda teost selles nimekirjas ei olnud, kuigi tõepoolest sel aastal oli see ilmunud ja oli tähelepanuväärne tõlge, aga siis me koostasime tegelikult ju nii-öelda A ja B nimekirja ja juba A nimekiri ise oli kaunikesti mahukas. Ja ma pean muidugi ütlema, et kohtumõistjate õhtul mingit pidi selline žüriitöö, kui nüüd minna pisut metatasandil, on natukene hirmutav minu jaoks ja mul on tunne, et alati on siin sees mingisugusel määral teatavat sellist sattumuslikkust või meelevaldsust, kuigi me tegime endast ju kõik kõige parema, et sellist meelevaldsust võimalikult palju vältida ja püüda siis neid otsuseid või neid valikuid langetada. Lõplik otsus ju on tegemata, 6 inimest on valitud, 6 ühes nimekirjas, 6 teises, aga lõppotsus on veel alles selgimisel, seega täna meil mingit ohtu midagi reeta pole, kuna ei ole mida reeta, aga ja siis seejärel järgnes, ütleme nagu esialgne lugemisperiood, üritasime kõikidest nendest teostest siiski, nagu me, Märt, nagu sa ju ka välja käisid, vähemasti 50 lehekülge lugeda, et saada aru sellest üldisest raamatu sellisest tonaalsusest ja tasemest ja stiilist, aga muidugi, mida me veel arvestasime nende kandidaatide puhul, oli see, mida võib-olla peab kindlasti tungivamalt rõhutama, on siis see tõlkija senine panus ilukirjanduse tõlkimisse ka, et mitte siis üksnes ainult see sel aastal ilmunud teos või teosed, vaid ka see, mida ta enne on teinud ja muidugi tuleb mängu päris kindlasti selle tõlgitud teose, ütleme siis kaal maailmakirjanduse seisukohast. Jah, see ilukirjanduse tõlkeauhind on ainukene nendest kulkaauhindadest, kus on statuudis eksplitsiitselt kirjas, et arvesse võetakse tõlkija varasemaid saavutusi. Ja selle, ma arvan, et ma olen ise sinna kunagi kirja pannud, arusaadavalt ka, sest sellist süvenenud tõlke kvaliteedi hindamistööd ei suudaks tõenäoliselt ka palju suurem žürii palju pikema aja jooksul teha, et lihtsalt vaadata tõlget kui sellist ja arvesse võtmata, kust ta tulnud on või kes on selle tõlke teinud. Et sellepärast ilukirjanduse tõlkeauhinna ja loomulikult eriti just eesti keeles tõlkimise puhul oleks nagu absurdne isegi eeldada, et me oleksime tutvunud eesti kirjanduse tõlgetega araabia või serbia keelde, vaid ikkagi neid auhindu antakse saavutuste või seniste teenete järgi ka ja ka selle järgi, kas tõlget on seal koha peal, maal, kus seda tõlgitud on, märgatud. Et kõikide nende 6 kandidaati hulgast, keda aitas välja selekteerida Eesti Kirjanduse Teabekeskus ja Gerti Terger, meile suur tänu selle eest, tegi suure osa žürii tööst tegelikult ära, aga kõik need 6 kandidaati, kelle ma ette lugesin, on selles mõttes silmapaistvad, et nende töid on õnnestunud leida võrgust, et neid raamatuid on ka arvustatud, nende üle on arutatud, neist on räägitud, mis ei ole väga tavaline tegelikult nende eesti keelest tõlkimise puhul. Aga ma kommentaariks veel ütlen, et tegelikult olles enne igasugustes žüriides olnud,
aga selles ilukirjanduse tõlke žüriis küll esimest korda, et mina ei pooldanud üldse sellest mingitest Rahvusraamatukogu nimekirjadest alustamisest, sest need on tõesti tohutult liias, et eelmisel aastal ilmus, ma pakuksin, kuskil 500 ja 1000 tõlkeromaani vahel ja loomulikult need bibliograafiad ju seal mingisugust selektsiooni ei tee, et mida tasub kaaluda ja mida mitte. Et sellepärast ma hakkasin juba varakult, enne kui nagu ametlikult isegi teada oli, et ma seal žüriis olen, lihtsalt tegema väljakirjutusi raamatukoi ja mingite raamatupoodide portaalidest, mida uut on ilmunud, mida tasuks lugeda. Ja seda, et mida tasuks lugeda, sel siis ka selgus mitte, eks ole, selgus selle järgi, et kas teos oma autori ja pealkirja järgi tundus atraktiivne ja kas tõlkija kas tal on neid varasemaid saavutusi või ei ole. Et see aitas nagu tugevasti kitsendada, et selles mõttes ilukirjanduse tõlkeauhinna puhul ongi nagu, kui ei ole mingi selline aasta, et oleks mingisugune tõeliselt kaelamurdev väljakutse, mis täidaks ammu täitmist vajava tühiku maailmakirjanduse eesti keeles esindatuses, et siis ja sel aastal tõenäoliselt midagi sellist erakordselt ei olnud võrreldes, mis oleks võrreldav Joyce'i Ulyssese või Dante jumaliku komöödiaga, mis on viimastel aastatel auhindu saanud. Et siis tõepoolest tuleb otsustada ka selle järgi, kas see raamat ise meeldib, et halb raamat võib olla hästi tõlgitud, aga jääb ikkagi kõrvale ja loomulikult tahaks ikkagi esile tõsta neid tõlkijaid, kes tõlgivad mitte siis natukene haruldasematest keeltest kui inglise keel, aga kõik muud keeled ongi haruldased. Üks asi, mis mul on nagu ammu hinge peal olnud ja võib-olla olete tähele pannud, et siin viimasel aasta aega räägiti raamatu aastast, et üks asi, mis Eestis on minu meelest viimase 10 jooksul kõvasti alla käinud, on raamatu statistika, et 10 aastat tagasi oli võimalik ilmunud raamatute kohta saada päris korralikku liigendatud statistikat, isegi sajandi alguses Kultuuriministeeriumi kodukalt, siis hiljem Rahvusraamatukogu kodukalt ja nüüd on see läinud Statistikaameti alla. Neid kriteeriume, kuidas raamatuid, kuidas neid loendatakse, on muudetud vist 2019. aastal, aga tagasiulatuvalt ei ole korrigeeritud. Selles mõttes on Eesti raamatustatistika muutunud selliseks kaootiliseks, et me teame, eks ole, et ilmub üle 3000 raamatu aastas, aga üha raskem on saada pilti selle kohta, et näiteks kui palju neist on tõlked, ilukirjandustõlked ja mis keeltes tõlgitakse, et see oli vist mingi 10 aasta tagune statistika, mille järgi üllatuselt oli vist teisel kohal lausa rootsi keel pärast inglise keelt. Aga praeguse seisukohta ei ole mingit head pilti. Aga nii nagu Marguski ütles, eks ole, et ikkagi need kaalumisväärsed raamatud kipuvad ilmuma mingites teatavates sarjades, kus neid otsida. Et ikkagi esimene asi, kust vaadatud sai, oli Hieronymus sari, siis Loomingu Raamatukogu loomulikult ja kolmandaks üllatav, mida ma pidevalt ei jälgi, aga kui palju häid asju on ilmunud tänapäeva punases sarjas. Et see oli nagu minu jaoks avastus, aga nende nomineeritute hulgas on siiski raamatuid, mis on ilmunud ka väljaspool sarju, et kui siit täpsemalt nimetada, siis näiteks see Jon Fosse
ja Peikeri rabapistrik ka ja ka Jandli õnnesoov on väljaspool sarju ilmunud. Aga mis see selline, kui teie žürii hakkas seda pilti kokku panema, et kas mingisugused tendentsid tulid ka esile peale selle, et hea kraam ilmub, eks ole, nendes kas Tallinna Ülikooli või siis Avatud Eesti Raamatusarjas. Teil oli vist sellest nominatsioonide hulgas 7 Avatud Eesti Raamatusarja asja ja ülejäänud on ka tõenäoliselt mingisugustes sarjades või jäi silma mingeid muid tendentse? Ma ütleksin kõigepealt seda, et sellist, et ka mõttekirjanduses päris sellist põrutavat teost ei olnud, nagu oleks olnud, ütleme, Kanti puhta mõistuse kriitika, mida juba pikisilmi oodatakse, ma ei tea, 10 aastat või rohkemgi, või siis Mõngd, mille Märt Läänemets on ammuilma ära tõlkinud, aga mis ka küpseb. Aga tendentsidest nomineeritutest lõviosa olid jah, inglise keelest tõlgitud ja ega ka nendest pikematest nimekirjadest paistab sama asi välja, et lõviosa on ikkagi inglise keelest ja siis natukene saksa ja prantsuse keelest ja muudest juba veelgi vähem. Sisul tasa jätkuvalt on üpris palju analüütilist filosoofiat tõlgitud, teadusfilosoofiat ja üllataval kombel ka siis nii-öelda, või ma ei tea, kas on üllatav, ühesõnaga majandusmõtte kohta ja viimase äramärkimiseks sai ka purju nomineeritud. Nüüd natukene võib-olla see puudutab neid ka üht meie kaalutlust. Tähendab, ma pakkusin välja sellise kaalutluse ja teised olid sellega nõus, et pidada silmas neid nii-öelda vähemusi, olgu siis ütleme selliseid nii-öelda vähemuskeeli, nagu hiina keel või hindi keel või sest inglise keelega võrreldes on nad vähemuskeeled meie jaoks siin. Ja üks tõlge meil oli tiibeti keelest, mis on täiesti erakordne. Siis samuti, kui leiduks, ütleme, selliseid vähem esilolevaid kirjastusi näiteks, vist nominentide sekka ei sattunud, aga me kaalusime Kunstiakadeemia kirjastuses välja antud tekste. Jah, tendentside kohta mul praegu midagi muud pähe ei torkagi. Et kuidas sul, Kristjan, see on nüüd jälle teine valdkond, eks ole, et kas ilukirjanduse toodangu puhul neid 10 raamatuid läbi sirvides jäi silma ka mingisuguseid riimumisi, omavahelisi haakumisi nende tekstide vahel? Mingil määral tekkis neid paratamatult juba mingisugune sünkroonsus, tekkis neid kõiki lihtsalt sellise massiivina lugedes hakkasid need mingisugused seosed tekkima, et kummalisel kombel, nagu meil ka vestlustes selgus, et hakkas näiteks kas või nominentide hulka jõudnud Peikeri rabapistrik ja Pessoa hakkasid mingil kummalisel kombel kokku kõlama, aga üldiselt, eks ole, et püüdes jõuda sellise, kuigi eri ajastusest, muidugi eri kultuuridest pärit autorite teosed, aga ma arvan, et oluline oli, mille poole püüelda just nimelt seda valikut langetades, et oleks sellist kirjusust, et oleks autoreid eri ajastutest ja eri suundadest ja eri kultuuridest, et see ei oleks kõik, et ühesõnaga väljendada meie tõlkekultuuri rikkust. Aga mis ma peaksin nüüd ütleme natukene lähen su küsimusest kõrvale, aga
mis asi sidus muidugi suures osas valikus, eks ole, me väga palju, kui jätta nüüd kõrvale Noole Odi saaga, siis oli ikkagi palju sellist 19, 20 sajandit, 21 sajandisse jõudsime Wallace'iga, aga mis nagu selle töö juures oli ka nagu mõnus, kui ma alustasin juttu sellega, et oli üht-teist oli piinarikast selles kohtumõistmise protsessi sattumises endas, siis mingite teoste puhul, ja see tõesti kordus väga hea tõlkekirjanduse puhul, et mul mõnda aega ei olnud eriti palju vahepeal lugenud aktiivselt eesti keelde tõlgitud väärtilukirjandust, aga mitmegi teose puhul pidin taas suure rahuldustundega tunnistama, et eesti keelde tõlgitud väärtkirjandus võib anda sisaldada sellist, ütleme, tahtmata minna kuidagi esoteeriliseks, aga sellist mingit keelemaagiat ja keelenaudingut, mis paneb ühesõnaga, mis mõjub täiesti niimoodi kehaliselt lausa, et kindlasti oli nende valikusse sattunud teoste hulgas sellised, mida lugedes ma tundsin kohe, et midagi klikkis väga ära, aga muidugi siin tuleb sisse jälle seesama asi, mis enne tõstatus ka selle teatava meelevaldsusega, sest et ma arvan, et mingite autorite puhul, et nad praegu just sattusid, näiteks kuna ma olen viimasel ajal, mingit pidi on see professionaalne kretinism, ühte ja teistpidi olen pidanud dekadentsiga palju tegelema, siis näiteks Indrek Kohvi Pessova tõlge käivitus mulle täiesti kummalisel kombel mingisuguse sellise dekadentliku elutunnetuse piiblina lausa. Aga muidugi ka näiteks, kui rääkida, et olgugi, et me ei taha fookusesse tõsta peaasjalikult ainult inglise keeles tõlgitud teosid, aga siiski ju sattus meile, eks ole, Aet Variku tõlgitud ja siis Rünkla Rabapistrik, mis jällegi, et teha nagu eestikeelne tekst sellisest ingliskeelsest tõukuvana, mis mõjuks niivõrd poeetilisena eesti keeles, et see on tõeline kirjanduslik vägitegu nii või teisiti. Ja muidugi mõtlesin praegu näiteks Wallace'i selline, ütleme, postmodernismist edasi arenenud selline kummaline, tõesti sellist unenäolikku teadust muutvat proosat, mis eesti keeles mõjub täiesti sama intensiivselt, olenevalt tujust, miks mitte intensiivsemalt kui ingliskeelne originaalgi. Aga nüüd ma võib-olla läksin liiga kaugele see küsimusest eemale, aga tuleme siis tagasi. Et ma küsin, et kas see Bakeri ja Pessoa kaalumine ei tulnud teil mõttesse mõttekirjanduse vallas? Seda me ei kaalunud, jah, tõsi. Et kumbki nad ei ole nagu fiktsioonid või ei, Pessoa ka mitte. Et selles mõttes võinuksid ehk kvalifitseeruda mõne teise žürii puhul ka mõttekirjanduse alla, aga mina ise ka panin tähele seda, et tegelikult oma kõige suuremad lugemiselamused, ma sain nendest raamatutest, mis nominatsioonini ei jõudnudki, et Peter Handke Väravavahi hirm karistuslöögi ees ja Nasume Soseki Süda, et vastavalt Mari Tarvase ja Maret Nukke tõlkes ei ole kandidaadid, aga raamatud ise olid nagu kõige suuremad lugemiselamused, et põhjused siis on mujal, et miks nad seal nomineeritute hulgas ei ole, aga ma loeksin ette terve hulga nimesid, kes võiksid tegelikult vabalt siin nende 6 nomineeritu seas olla, et selline anekdootlik lugu on see heliallikus Liini sõda, mis mulle valmistas hasarti, et võiks teda just nomineerida sellepärast, et kiusata kirjanduse sihtkapitali, kes on võtnud nii topeda statuudi vastu, mis keelab sihtkapitali liikmete nomineerimise auhindadele, kusjuures žüriid moodustanud sihtkapitali heliallik ei kuulunud ja praeguseks ta ka ei kuulu, et ta kuulus 10 päeva umbes kirjanduse sihtkapitali koosseisu, aga see Kultuurkapitali
idiootne bürokraatia ei võimaldanud seda ja ma loodan, et seal midagi hakkab muutuma või ma ei oska ütelda, võib-olla publikule tundub see muidugi suure korruptsioonina, aga tegelikult ei ole ka sellepärast saanud siin aastaid Andrus Kivirähk või mõni kirjandusuurijatest Lotmanitest auhinnale kandideerida, sest kas nad ise või nende lähedased kuuluvad Kirjanduse Sihtkapitali, kusjuures Kirjanduse Sihtkapital ju ise seda kohtunike kogu ei moodusta või sellesse ei kuulu, vaid ta moodustab alles selle kogu, nii et see kõik on niivõrd vahendatud. Aga see selleks, et tema oli meil isegi algselt Heli Allik, tähendab nominatsioonide nimekirjas, aga see tuli siis ametkondlikel surve tõttu asendada, ma ei ütle kellega. Siis Tere, sa pead ennast rakendama mikrofoniga, sest muidu me ei kuule, mis sa räägid. Siis silma jäi Erki Sivaneni tõlgitud Henry Milleri Kaljukitse pöörijoon, et ega ma ei oska ju teiste kohtunike nimel rääkida, et miks ta ikkagi selle 6 hulgas ei ole, et osalt võib-olla sellepärast, et inglise keelest tõlkijaid on isegi palju, aga samas tundus ikkagi see Henry Miller tänaseks kuidagi väga tüütu, et kui 90. ilmus Väipöörijoon, siis see oli nagu selline lausa ilmutuslik tõlge, aga see Linn ja Henry Miller moodustavad siis mõlemad sellise pahade poiste paari, kes seda lävendit ei ületanud. Aga tahaks näiteks esile tõsta 21. sajandi kirjandusest Triin Taela tõlgitud Sally Rooney Intermezzot, et see kõige värskema kirjanduse tõlkimine on just nimelt selline eriline väljakutse minu meelest. Fosse vist on ka 21. sajandi kirjandus, jah? Et tema ka, aga et 19. 20. sajandi autorite puhul on see, keel on juba piisavalt settinud, meil on eesti keeles on olemas vastavad terminid ja oskussõnad mingisuguste olmeliste majanduslike ja muude igapäevaelu reaalide märkimiseks, aga 21. sajandi puhul kas õnneks või kahjuks seda ei ole, et seda sageli tuleb leiutada ja see Sally Rooney Intermezzo on just nagu mind intrigeerinud rohkem just nimelt sellisest voyeuristlikust perspektiivist, et selle kaudu on siis võimalik nagu aru saada, mida tänapäeval noor mõtleb, et ikkagi võib teda vist nooreks kirjanikuks ja Rooneyt pidada. Siis lisaks Triin Taelale Veronika Einberg oma Andrei Ivanovi tõlgetega, siis kahju, et nende 6 hulgas ei ole Kerti Tergemi Bordeviki karakteriga tõlkega. Erle Nõmmel oli selles punases sarjas siis tänapäeva vene või tatari kirjaniku Güzel Jahina biograafiline romaan Eisensteinist Eisen väga niimoodi energiliselt ja vägevalt tõlgitud. Mulle on sealt mõnigi roppus meelde jäänud, mida võtaksin heal meelega kasutusele. Henrik Lindepuul oli 2 Sienkiewiczi paksu raamatut Quo Vadis ja Kõrbes ja Ürgmetsas. Kontra on tõlkinud sõdadevahelise aja Läti kirjaniku Aleksandr Grinsi romaani Hingetuisk. Minu meelest tõlge on väga hoogne ja poeetiline, raamat ise läheb mõnevõrra tüütuks. Ja selliseid nähtusi on veel, aga mõned tõesti oli ka selliseid juhtumeid, kus ikka raamat tundus nii pettumus nagu Murakami üks romaan või Annie Ernaux tekstid või mõned sellised, et lihtsalt ikkagi see raamatu
teose enda kütkestavus on nagu see kõige olulisem, kus saab nagu edasi vaatama hakata. Et kuidas mõttekirjanduse puhul, selle klassikalise ja tänapäeva mõttevahekorra puhul, kas te seda nagu teadlikult pidasite silmas mingisuguse tasakaalu hoidmist seal või ta lihtsalt kukkus niimoodi välja, nagu praegu see valik on? Ega meil väga suurt valikut ei olnud, sest sellisest vanemast ajast, La Rochefoucauld oli, eks ole, aga ega mingit väga vana otsa. Tsongkhapa. Jah, see meil on nomineeritud. Täitsa vana. Ja ikkagi 19. sajand ka. Ricardo. Et see, et võtta majanduslik mõtte ka sisse, äkki on see meil isegi uuendus või? Et ma ei tea, kas kuivõrd varem on selliseid majandusalaseid Alar Purju ei ole väga palju varem tõlkinud seal Avatud Eesti raamatusarjas, ja nüüd kohe mürsti. Ei, aga üldse on ta varem tõlkinud küll. Lihtsalt see aasta oli selline võimas tal. Ja siis Maltus ja Ricardo, Maltus koos Eneret Soovikuga. See on niisugune tõesti klassikaline paar poliitökonoomiast. Aga ega see koguvalik siiski nii lai ei ole, et me saaks nüüd väga siin üksipulgi tasakaalustada vanemat ja uuemat. Nii et, jah, kõige uuem on vist ikkagi see Paco Calvo. Just, jah. Mingisugune diapasoon siiski on, jah. Tsongkhapast või Paco Calvoni. Ja Girard on, René Girard praeguseks ikkagi väga klassiku staatuses, kuigi raamat on ilmunud 70ndate alguses. Aga mulle tuli vahepeal meelde üks oluline asi, eriti mõttekirjanduse puhul, kuigi minust ka ilukirjanduse puhul, kui sa küsisid tendentside kohta, siis ma tahaksin välja tuua üht jätkuvat tendentsi, mis ma loodan, et see püsib, et need tõlked et need tõlked varustatakse saatesõnaga. Et eriti mõttekirjanduse puhul see on ikka kohe väga, väga tänuväärne. Ja see ei ole ju mitte igas keeleruumis niimoodi. Tähendab, prantslased lausa, ma saan aru, et nad ei salli seda, et siin Eestis tõlkijad panevad mingit saatesõnu sinna teksti juurde, et jumal teab, mis nad kokku seal mitte ainult prantslased, et seda on ka ameeriklastel seda viga ja on ilmunud ju raamatuid, kus saatesõna on niimoodi piraatkujul ilmub. Saadetakse näiteks sinna Washingtoni raamatukokku teos, kust saatesõna on spetsiaalselt välja võetud, aga meil siin on ikka ilusti saatesõna. Jaa, sest see on täiesti meie kultuuri selline, võiks öelda isegi selline eripära ja seda traditsiooni tasub hoida ja mitte alluda selliste suurte kultuuride survele, sest nende puhul on arusaadav, neil on seal tõlked omaette, uured omaette, aga meil seda inimressurssi ei ole nii palju, et see on hädavajalik, et nad oleksid samade kaante vahel, nii tõlge kui ka kontekstualiseering. Aga mis teil siis nende 6 seast nagu välja jäi ja esile tõstmisväärilised oleksid? Ma võin nimetada mõningaid. Mullu ilmus taas üks Hannah Arendti tõlge, Triinu Paki tõlkes. Üks väga huvitav raamat James Carsey, Lõplikud ja lõpmatud mängud, Eik Hermanni tõlkes EKA kirjastuses. Siis La Rochefoucauld, mida ma mainisin. Siis Byung-Chul Han, 2 raamatut lausa. Siis, üks on mul juhtumisi kaasas, Poincaré, kuulus matemaatik, Teadus ja meetod, mida me ka tõsiselt kaalusime. Rortit, Erik Sharpi võrdlev usundilugu. Jah, et need tekstid oli. Siis siin kohe meie vahel istub tõlkija, kes on nii viljakas ja nii suurepärane,
ühesõnaga tema tõlked jäid nomineerimata lihtsalt sellepärast, et kui juba nomineerida, siis pole enam pääsu, siis ta sellega saab. Ja me leidsime, et Märdile tuleks määrata selline püsiauhind. Püsiauhind, jah, iga-aastane. Aitäh, et sellise ettepaneku võite siis Kirjanduse Sihtkapitalile teha koos oma otsusega, aga kuidas sul, Kristjan, nende väljajäänutega, mille pärast sa südant kripeldad? Jaa, nagu väga ilusasti mainisid Kerti Tergemi Bordeviki tõlget, mis samuti oleks võinud ikkagi olla ju selle 6 sees tõesti ausalt ja kindlalt. Mis mind ennast väga esialgu puudutas, oli muidugi toosama Celine'i Sõda helialliku tõlkes, mis oli ju ka tegelikult selle saagas juba jutustasid ümber, aga tegelikult mis oli ka ju, mille üle me diskuteerisime pisut, aga me ei saanud muidugi ka nomineerida Mari Laane enda Loomingu Raamatukogus ilmunud nõudlikku ja väljakutset esitavat tõlget. Ja väga silmapaistev ja tõesti kütkestav raamat oli tema enda tõlkes ju muidugi ka. Aga veel tegelikult, mis oleks võinud ju olla, mis mulle endale kuidagi, ütleme, tõlke sellise hoogsuse või ilu ja raamatu enda üldise tooni ja ülesehituse poolest kõnetav oli siis mida sa ka ju mainisid, seda Andrei Ivanovi Päevad näiteks, Veronika Einbergi tõlkes, mis ju iseenesest oleks võinud ju samuti seal olla, et võib-olla need esimese hooga mulle praegu meenusid, jah. Aga kui te neid tõlkeid siis lugesite, milliseid halbusi leidsite? Mina tõlgetest halbusi ei otsigi, et tavaliselt ma otsin sealt midagi sellist, mis oleks mulle ootamatu. Ja selles suhtes võib-olla üks tõlge oligi, kus natuke oli ootamatut, aga enamasti see oli kõik niivõrd soliidne, nii suurepärane tekst, et minul ei tekkinud küsimust ja minu meelest, kui meil need arutelud olid, vähemalt mina järgisin rohkem seda põhimõtet niimoodi jaga ja valitse, et vaadata, et oleks erinevatest žanritest tekste, et nende tõlkijate taust oleks tugev, aga et oleks ka mõni uus tulnuk, et mitte nomineerida neid, kes on varem juba saanud selle preemia, sest mõttekirjanduse tõlkijaid on nii palju ja kõikidele peab jaguma. Ühesõnaga, aga loomulikult on tähtis, et tekst, et ta mõjuks, et ta oleks hea eesti keel. Jah, eks mõningaid vigu ikka leiab. Näiteks tundub, et on mingi kamm Darwini teosega The Formation of Vegetable Mold Through the Action of Worms. Et ma toimetasin ise ühte tõlget, kus oli tõlgitud, see worms oli tõlgitud tõukudeks. Aga jutt on vihmuussidest, eks ole. Ja siin Paco Kalva raamatus mold on vist tõlgitud hallituseks, aga jutt on sellest huumuse moodustamisest vihmuusside toimel. Aga muidu ma olen sinuga nõus, et ma ka sihipäraselt ei otsi selliseid puudusi ja selliseid soliidseid tõlkeid ikkagi jagub rohkem kui selle nominatsiooni jagu. Kristjan, kuidas sinuga? Kuidas on lood selliste vigade või ebakõlade või apsakate otsimisega, siis ma mõneti nõustun Assoga, et ega ma neid otsisid selle otsimisega ei tegele, aga eks seal üht-teist ehk hakkas silma, aga küll tundub, et selle lõpliku valiku sees selliseid konarusi ei leidu, et see oli meil ju ka tegelikult üks
no võib-olla kuskil midagi pisut võib ju ikka nii või teisiti ja see on ju mingi paratamatus, midagi natukene või mõni väikene näpukas sisse sattuda, aga üldiselt jah, me proovisime ikkagi ka sellist toimetuslikku külge tähelepanu all hoida, et ei oleks lõppnominentide hulgas selliseid teoseid, mis mingisuguste konaruste või ebakõladega silma paistaksid. Teil on siin üks kakskeelne ju ka, Jaa. kohe kõige peal, see Ernst Jandl. See annab võimaluse võrrelda. Jah, et võrdlema kutsus mõnel puhul ka siis, kui ei olnud paralleeltekstiga raamat, aga tegelikult ikkagi kohtunik olemine tähendab ju vigade otsimist ja kui seda väga sageli teha, siis see tõenäoliselt rikub iseloomu, et kui hakata niimoodi seda kuute välja sõeluma, siis ikkagi lõpuks hakkavad rolli mängima mingisugused pisikesed vääratused ka ja sa hakkad otsima mingisugust ettekäänet, et tekste tagasi lükata. Et need, keda ma nimetasin siin, et nende puhul selliseid ettekäändeid me tegelikult ei leidnud, nagu see Erki Sivonen, Triin Tael, Veronika Einberg ja Gerti Tergem. Ja Eve Soonestel oli Elena Fischeri Paradiisi aia tõlge selles punases sarjas. Et üks kriteerium ikkagi oli sageli tõesti see, et kas raamat on ka nõudlik, kas teda on raske tõlkida, et kui tundus, et ei ole, aga see võib alati ka petlik olla lugeja seisukohalt, et mõnda asja on kerge lugeda, aga raske tõlkida ja vastupidi. Aga ikkagi jah, et kui seda kuut peab valima, et siis tuleb hakata lugema niimoodi norivalt sellise esimese apsakani jõudes, et see tekst siis kõrvale jätta. Et minul, aga ma pean tunnistama, et selliseid vigade otsimine oli nagu raske töö, et need, kes sellised pidevalt tõlgivad ja häid raamatuid tõlgivad, et nad ikkagi tõlgivad ka enam-vähem korralikult ja hästi. Et mõned asjad, mis on mõned minu kiiksud, on näiteks tõesti, aga sellest võib nagu formuleerida sellise mingi ealise iseärasuse seaduspära, et kui on tulnud mingisugune uudissõna eesti keelde hiljem, kui lugeja on 20-aastane. Ütleme, et teismelisena tulnud uudissõnad, need jäävad ju nagu juba muutuvad su enda keele osaks, aga kui on nagu hiljem eesti keelde sisenenud uudissõnad ja kui neid kasutatakse mingisuguses varasemas kontekstis, ütleme 20. sajandi alguse Olmet kirjeldades, siis see hakkab minu kõrvus krigisema, et kui 17. aasta revolutsiooni kontekstis räägitakse rikkuritest või 20. aasta Jaapani kontekstis pintsaklipslastest või kui esimese maailmasõja kontekstis kasutatakse sõna kruiisima, siis see ma kujutan ette, et noortele see ei hakka vastu, nagu mulle hakkab tegelikult ka sõna turvaline vastu sellises 19. sajandi kontekstis näiteks. Aga ma ei pea silmas seda, et tuleks 19. sajandi Olmet tõlkida 19. sajandi eesti sõnadega, et see on võimatu. Aga lihtsalt, et uudissõnad, kui nad on tulnud siis ütleme, alates 80-ndatest, siis hakkavad kriipima. Et see on nagu üks asi ja teine, aga ma ei ole kindel, kas sellepärast nüüd ükski tõlge arvestamata jäi. Aga teine asi on ikkagi need mingisugused consecutio temporumi või aegade ühildumise eksimused selle vastu, et kui öeldakse, kui inglise keeles on, et
Platon arvas, et maakera oli ümmargune, et ühesõnaga, kui kasutatakse kõrvallauses minevikku, kus eesti keeles peaks olema olevik, et see on nagu nende Euroopa keeltest tõlkimise üks hädasid, aga seda võis näha ka jaapani keeles tõlkimisel. Selle keelega on küll nii, et mulle tuleb meelde kunagi Jaan Kaplinski tahtis tõlkida Lao-Tzu Tao Te Ching'i nii, et seal oleksid ainult sõnad, mis on olemas ka Wiedemanni sõnaraamatus. Ja kuna ma olin sellest kuulnud, ma hakkasin seda lugema ja kohe meelega otsisin siis ja leidsin minu meelest vähemalt 2 sõna, mida ei olnud. Praegu ei tule kahjuks meelde, aga mul oleks ka küsimus, et kas te kuidagi, tõlkimise juures on ju eriti jällegi taas Eestis eriti erakordselt selline nii-öelda tume energia selle juures, kelleks on toimetaja. Et kas, seda ilmselt ei saa nagu päris nagu sisse faktoreerida, kui sul ei ole mingit siseinfot, aga kas see kuidagi figureeris teie sellel kaalutluste maastikul? No diskussioonidesse meil tegelikult kerkis esile küll, aga mingil määral on muidugi tõsi see, et ega enamasti otsustades ju sellist tagatubade infot, eks ole, mingil määral muidugi ju liigub, aga lõppude lõpuks enamasti ei ole ju lihtsal lugejal või ka mitte, ütle lihtsal kohtunikul võimalik võrrelda seda toimetamata ja toimetatud tõlget, aga mingil määral me muidugi selle üle arutlesime, jah. Aga siis võib juhtuda niimoodi, et on keegi oivaline toimetaja, kes on teinud nii-öelda sitast saia ja siis kogu selle meriidi ja selle honorari see on kõik väga hüpoteetiline, sellepärast, et me tõesti, sellest on juba alguses juttu, et vähemalt ilukirjanduse tõlkeauhinda määratakse ikkagi suurelt määral ka näo järgi, tähendab saavutuste ja teenete järgi, või varasema reputatsiooni järgi, et kui kellelgi sellisel keskpärasel tõlkijal on olnud nii palju osavust, et ta on aastakümneid suutnud ideaalselt hea ihutoimetaja toimetaja endale saada, siis see kuulub juba tema enda vooruste hulka ja tuleks seda sellisena hinnata, aga see on tõesti täiesti niisugune hüpoteetiline küsimus, et korra tõusis nagu küsimus, et sellel Aetvariku Foster Wallace'i tõlkel ei ole toimetajat märgitud, aga ma pean ütlema, et ma olen ise ka saanud auhindu raamatute eest, mida ei ole toimetatud, ega korrektor ei ole nendest üle käinud. Nii et mina ka, jah. Aga et iseenesest saaks sellest olukorrast välja ühe lihtsa võttega, et meil on ju olemas ka toimetaja auhind, et need liidetaks. Ühesõnaga, ühe ja sama teose eest antaks siis üks auhind tõlkijale ja teine toimetajale, et siis ei ole vaja nagu sportlane saab auhinne ja siis treener saab ka. Just. Jah, aga tegelikult see peaks olema ikkagi siis ka see honorar peaks olema üks summa ja nad omavahel jagagu siis seda, et mitte nii, ja siis niimoodi, et üks otsustab jagamise ja siis teine ütleb, et kas ta aktsepteerib seda või mitte ja kui ta ei aktsepteeri, siis kumbki ei saa mitte midagi. Siis oleks tõeline kohus, et saab vaidlustada, milline osa kummale kuulub. Aga sellest ma natukene ajaloost, et see auhind ju ulatub tagasi 1970. aastasse, kui Eesti NSV Ministrite Nõukogu Vabariigi Kirjastuskomitee ja Kirjanike Liidu ettepanekul otsustas rajada Eesti NSV kirjanduse aastapreemiat, mis said aasta hiljem Juhan Smuuli nime ja tõlkeauhind oli seal juba alguses, hiljem lülitati sellesse loendisse ka auhind eesti keeles tõlkimise eest, mis vahepeal kandis veel nime Via Estica, siis eks ole 90ndate alguses oli üks aasta pausi, kus nende auhindade jaoks raha ei olnud ja Kultuurkapital tuli 94. aastal ja siis
taastas auhinnad enam-vähem samal kujul, nagu nad nõukaajal olid ja kõiki neid auhindu, luule, draama, proosa, lastekirjandus, publitsistika ja 2 tõlkeauhinda, neid andis välja üks komisjon, ma pakun 7-8 liikmeline selline suur komisjon ja ei tekkinud tollal kunagi seda küsimust, et kas need 7-8 inimest on piisavalt pädevad, et selekteerida välja ja hinnata ühe aasta jooksul 7-8 eri kategoorias ilmunud asju, aga siis hakkas kogu see asi lagunema, kõigepealt lastekirjanikud leidsid või lastekirjandusametnikud, ütleme nii, leidsid, et kui Eino Kiik sai lastekirjanduse auhinna, et see ei olnud õige otsus, et selleks on vaja eraldi komisjoni, siis moodustati eraldi komisjon tõlkeauhinna jaoks, mis seab muidugi, eks ole, nagu suurema vastutuse žüriile, et kui varasemalt ei eeldatud, et see 8-liikmeline või 7-liikmeline komisjon või 10-liikmeline, kuidas ta oli, et oleks neid tõlked originaaliga läbi võrrelnud, siis praegu võib-olla mõni võiks arvata, nagu seda isegi tehtaks või nagu loogiline oleks, kui on eraldi žürii, siis nad ei saa ikkagi ainult teosed tähtsuse ja tõlkija näo järgi neid auhindu anda. Siis alguses, eks ole, anti seda tõlkeauhinda ka vahetevahel mitte ilukirjanduslikele asjadele, nagu Pascali mõtted või Orwelli esseekogu vist midagi võis veel olla, aga siis leiti, et on vaja ikkagi omaette seda mõttekirjanduse auhinda, mis on nüüd üle 10 aasta vist funktsioneerinud ja ikkagi nagu ei ole see skoop või see piirkond minu meelest päris korralikult paika loksunud. Esimese auhinna puhul, kui ma juhtusin ka ise žüriis olema esimese mõttekirjanduse auhinna puhul, siis oli nominentide hulgas vist lausa 2, kui mitte 3 ajalooalast raamatut. Hiljem ei ole mõttekirjanduse alla ajalugu arvatud, et ikkagi on põhiliselt avatud Eesti raamatu need filosoofia tõlked seal, et kas oleks vaja siis veel mingeid omaette tõlkeauhindu, et kontinentaalse filosoofia tõlkimise auhinda ja analüütilise filosoofia tõlkeauhinda või tuleks ikkagi panna nagu need tõlkeauhinnad kõik kokku või on praegune olukord kõige parem võimalikest? Nojah, ta ikkagi sõltub väga palju sellest konkreetsest komisjonist, jah, tõesti. Et nagu ma enne ütlesin, siis kirjanduse tõlge, et mina seda mõtet mõistan filosoofina või et filosoofia mõtestab seda kõige nagu eriomasemalt. Selles mõttes, et ütleme, aimekirjandus, seal on ka loomulikult mõttepanus, aga ikkagi see naaldub tugevamini selle ainese peale, olgu selleks siis ajalugu kuigi ma arvan, et äkki seal statuudis isegi ikkagi öeldakse, et tegemist on lihtsalt non-fictioni tõlkeauhinnaga. Ma ei ole kindel, ma pole seda paberit ees, aga nimes on küll jah mõttekirjandus, et võib-olla peaks seda nimetama siis, mis on non-fiction eesti keeles? See on nii negatiivselt, niimoodi mitte järgi, nagu non-fiction. Mitte ilus kirjandus. Jah. Nojah, aga oma uba selles ju on, et just nimelt mõtet tõlkida. Ja selles mõttes, et nii nagu ta statuudis on, see ongi kõik ju põhjendatud või et see statuudi järgi ongi nendel žüriidel siis voli seda täpsemalt sättida, eks ole, et ma räägin nii, nagu mina seda mõtestasin, et eks ole, et muu aimekirjandus ka
muidugi seal on mõttepanus sees, aga võrreldes filosoofiaga nad naalduvad rohkem selle ainese peale. Nii et nii-öelda puhtamalt mõttekirjanduse alla eeskätt käiks filosoofia. Aga see on muidugi avatud kriitikale. Kuidas sulle tundub see nende auhindade maastik ja vajab seal see kuidagi raputamist või on kõik väga hästi? Minu meelest see on selline segi pööratud stepimaastik ja seal on igasuguseid roopaid, mida mööda võib muidugi kulgeda, aga nad võivad ootamatult lõppeda lihtsalt keset steppi, siis ei tea, kuhu minna. Iga aasta minu arust kehtestatakse uuesti need reeglid. Ja see tõesti sõltub sellest, et ma arvan, et sellest paremat on lihtsalt raske välja mõelda. Et oleks jah see võimalus tõesti, et nagu on olnud seal Finlandia auhinnal Soomes, et on suur komisjon, mis valib välja palju teoseid ja siis on üks inimene, kes lihtsalt oma suva järgi otsustab, et auhinna saab see. Et see võib siis olla keegi näiteks, ma ei tea, Arvo Pärt või Mark Soosaar või mõni selline tähtis inimene, vanamees jah, või siis mõni selline kuri naisterahvas, Sveta Grigorjeva näiteks või sõnaga, tema kirjutab ise, ta ei sobi. See peab olema Vilja Kiisler. Ja ma ükskord isegi Kulka selle suure auhinna puhul püüdsin midagi sellist sisse viia ja siiamaani kahetsen oma otsust, aga see oli küll ühe aasta, et üks inimene andis ühes žanris. See peabki nii olema, et see inimene pärast eluaeg kahetseb oma otsust ja ega enam teda uuesti ei võeta ka mitte kunagi otsustama. See pole välistatud. Kuidas sulle, Kristjan, tundub see? Nojah, ühtepidi küll, eks ole, parim kõikidest lahendustest, mis on see, mis on olemas, ma ei tea, võiks olla kindlasti, muidugi saab seda muuta, ümber mõtestada kogu aeg, aga mina ei tea, ma kohe nagu alguses ütlesin ka, et ma tunnen teatavat sellist kõhklust selles suhtes, et ma saan aru, et sellel on tõsine kaal, kui olla nagu tõlkija ja oled nomineeritud, siis on juba hea meel, laureaat, super, eks ole, tõlkija töötab ju nii üksinda või ma kujutan ette, et enamus tõlkeid töötavad, see on niisugune üksildane, natukene kummaline amet, kus sa, nagu kirjaniku amet ka, aga võib-olla tõlkiamet tundub mulle veel kummalisem. Ja siis pööratakse sulle tähelepanu ja see on nagu oivaline, et ikkagi selline auhind on olemas, aga muidugi jah, ma tõesti ei tea, võib-olla miks mitte, ühel inimesel selle valiku langetamine võib olla, see on jah, selles mõttes isegi pullim, et see rõhutab kuidagi seda sattumuslikkust veel enam, aga muidugi jah, selle inimese valimine, siis ega üks inimene teeks näiteks 10 või 50 aastat järjest, olekski üks inimene, kes kogu aeg valib ainult. siis oleks selline nõukene parun. Me võiks teha nii näiteks, et vabariigi president. Jah, vabariigi president otsustab. Või siseminister. Nende, nominatsioonide ja laureaatide kohta üks minu meelest hea ja tänuväärne traditsioon mõttekirjanduse raames, just nimelt mõttekirjanduse tõlke raames on see, et on nii nomineeritud kui ka laureaadiks saanud hulk mitte lääne pärimuse teoseid, mis on täitsa, see on hüveline asi, et seda nagu et kuigi need žüriid on olnud väga nagu eripalgelised, siis see tava väärib hoidmist. Et ilukirjanduse puhul on, eks ole, suurel määral 2 žanri, mida püütakse erinevalt, mõnikord öeldakse luule ja proosa või värss ja proosa või hiljuti mulle tundus kuidagi veenev selline kaksik kirjanduse poolkerade jaotus nagu sõnakunst ja jutustuskunst, et nende mõlema tõlkimine on ka ju täiesti omaette kunst, et üks asi on tõlkida värssi
eriti kui tegemist on korrastatud värsiga, vabavärsi puhul ma olulist erinevust ei näe nagu proosa tõlkimisest. Aga auhind on ikkagi üks, et on olemas ka see ühe luuletuse tõlkimise auhind, Sanga-nimeline, aga praegu me peame ka, eks ole, võrdlema viite tõlkijat, kes on tõlkinud romaane või sellist tegelikult Pessoa ja ka see Baker ei ole ju jutustuskunsti esindajad, et nad on ka pigem lüürilised kirjanikud, aga ikkagi ainukene luuletõlge on Maarja Kangro oma Jandliga, et kuidas selliseid niivõrd eri žanridest asju siis järjestada, Kristjan? No järgi, mis? Ei, ma ei tea, kuidas neid järjestada. Eks me oleme sellega üritanud hakkama saada ja lihtsalt siis sellist, kuna ühtepidi küll on žanrid erinevad, aga siiski kõike me kvalifitseerime kirjanduseks. Jah, see on varas pähkel tõesti, muidugi. Minul ei ole seda võluvõtit, kuidas seda kõige ilusamini teha. Aga räägiks nendest kandidaatidest siis ka, me oleme tegelikult rääkinud igasugustest muudest asjadest siin, et mis, sul on terve ports raamatuid kaasas, et äkki tutvustad, ma nimetasin nad küll nime ja pealkirjaga ära, aga äkki saab sealt isegi mingi maitseproovi võtta mõnest või? Nojah, võtame niimoodi, võib-olla saame kuidagi jagada seda ette lugemise kunsti. Ma ei võtnud kõiki neid raamatuid kaasa, ma olin raamatukogust tassinud küll koju, aga osad ma olin pidanud juba tagasi viima, et mul on siin mõned. No üks on see Pessoa, mis on juba mitu korda kõlanud. Indrek Kohvi tõlkes, tegelikult ju Leenu Nigu tõlkes sellest Rahutuse raamatust nii-öelda selline pisut teistsugune versioon juba paar aastat tagasi ilmus ja oli samuti kandidaatide seas Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali preemiale, aga see raamat on selline, Fernando Suarez, eks ole, oleks see nii-öelda heteronüüm, aga mingit pidi on ta nagu selline kummaline tunde- ja mõttepäevik, siin on ka selliseid filosoofilisi arutlusi, mingil määral sellist ka metafüüsikat puudutavaid käike, aga selline väga kummaline misantroopne, nagu ma enne ütlesin, ka pisut dekadentlik toon kogu seda teost iseloomustab. Siin on räägitud, et see Rahutuse raamat võis mõjutada ka Ciorani, eks ole, ja selline täielik, selline imelik inimeste vihkajalik ja mingil moel ka elu vihkajalik joon siin sees on. Ma räägin sellest, see kõik kõlab hirmutavalt natukene, see ongi mingisugune selline asi, et võtan ta kuskilt lahti, hakkan lugema, mingisugune asi tõmbab hästi tugevalt enda poole, mingisugune selline varjuline tume pool, aga kui just ma võib-olla olen liiga optimistlik, kus meeleolus viimasel ajal see kuidagi siis jälle tõukab eemale, aga mingisugune selline negatiivne laeng siin on võimas ja tõlgitud muidugi niivõrd poeetiliselt ja mis mulle meeldib selle raamatu puhul, siis tõesti, kui rääkida, et see võib-olla ei ole selline loo jutustamise kunst, mis on siin esiplaanil, tegemist on siis, ütleks lüürilisema laadi teosega, aga mind kohutavalt võlub raamatute puhul sageli see, kui ma võin need avada suvalisest kohast ja hakata lugema ja siis jätkata ja selles mõttes, et ma ei pea nagu minema punktist A. Kas sul on mingid kohad välja valitud või teeks mingit sellist näiteks 64. lehekülje testi? Suurepärane, teeme nii. 64. lehekülje test, kas 64 asja, sina kas ütlesid 64? Aga tervet lehekülge vast me ei jõua ette lugeda, et proovi sealt midagi. Nii, okei. Vihmamaastik. Kogu öö tundide kaupa sahises ja vihises vihma. Kogu öö olin pool ärkvel ja külm ühetaoline vesine rütm ei andnud mulle rahu.
Kord tuli kusagilt kõrgemalt tuuleiil, mis piitsutas veed valusalt lainetama ja peksis kiirete tiivalöökidega vastu klaasi. Kord jäi kõlama vaid tuhm heli, mis uinutas surnud välisilma unele. Minu hing oli niisugune nagu ikka, olgu linade või inimeste vahel, ikka maailmast valusalt teadlik. Hommik venitas tulekuga nagu õngi ja sel tunnil näis, et see kestab igavesti. Jääksid hommik ja õnn ometi tulemata, saaks lootus ometi vabaks täitumise pettumusest. No okei. Jah. Ma rapasin sealt laua pealt ühe auhinnakandidaadi, see on siis Noole Oti saaga, mis ma kordan veel kord, et seda Esteri süsteem ilukirjandusena ei kvalifitseeri, et see tuli endale üles leida, aga polnud ka raske. Ja tegemist on siis Islandi saagaga, ta väga erineb minu meelest sellest Arvo Alase kunagi Loomingu Raamatukogus tõlgitud saagast. Tõlkija Mart Kuldkepp on tõlke, on selline, ütleksime, moderniseerivat, mitte arhaiseerivat laadi, aga siiski mõõdukuse piirides. Siin on ka neid Vana-Islandi värsse suurel hulgal, et lihtsalt üks väike katkend siis 64. leheküljelt. Hommikul läksid nad kogu oma väega maale, et Hjalmarit kohata, aga kui Hjalmar ja teised nägid viikingeid maale tulemas, panid nad sõjavarustuse selga ja läksid Odile vastu. Kui nad kokku said, küsis Hjalmar, kes on nende meeste pealik? Otter vastas, siin on rohkem kui üks pealik. Mis sinu nimi on, küsis Hjalmar. Mina olen Otter, Grimr Karvapõse poeg Hrafnistast. Kas sina oled see Otter, kes hiljuti Bjarmalandis käis? Mida sa siit otsid? Ma tahan teada saada, ütles Otter, kumb meist on kõvem mees. Kui palju sul laevu on, küsis Hjalmar. Mul on 5 laeva, ütles Otter, aga kui palju sul endal on? Mul on 15 laeva, ütles Hjalmar. Nii, on sul midagi siit veel? Nojah, kas 64. ikka või vahetame? Ei tea, ega see nüüd nii range seadus ei ole, aga... Okei, ma võtan ikkagi lihtsalt nüüd siis Jon Fosse, uus nimi, siis jah, Nobeli kirjanduspreemia laureaat Fosse ja siis tema pentaloogia lõpp, eks ole, aga ma loen siis 63, 64, siin on nagu lõputult kestev üks lause, mul oleks raske kust võtta, ma alustan poole lause pealt siis. Nii. Ja on Astest vaevalt palju vanem, vaatab teda kahtleval pilgul ja laseb siis kraanist õlut ja Aste maksab ja ta märkab, et too pool pikkade blondide juustega naine vaatab tema poole ja Aste ei vaata tema poole, vaid enda ette ja siis vaatab ta nimekaimu poole ja ta näeb, et too istub visandi plokk ees ja hakkab käsil olevat joonistust lõpetama ja Aste läheb ja istub paar lauda blondide pool pikkade juustega naisest kaugemal akna alla seljaga naise poole ja nii, et nimekaim jääks seljaga tema poole ja võtab siis lonksu õlut ja ta vaatab aknast välja ja ta näeb inimesi, kes bussijaama eest tulevad ja lähevad, mõned kohvri ja kandekottidega, teised palja käsi, mõni kõnnib kergelt, teine longates, mõni kepiga ja siis näeb ta üht meest, kelle pikad hallid juuksed on hobuse sappa pandud ja kel on seljas must sametkuub täpselt nagu Astel ja õlal pruun nahkkott ja ta käib kepiga ja Asle ei tea, miks pilt sellest mehest temasse kinni jääb, aga nüüd on pilt temast Asle meelde kinni jäänud, jah, nagu oleks tal peas fotoaparaat, mõtleb Asle, ei, nii ei tohi mõelda, aga kuidagi nii see siiski on, jah, ja see fotoaparaat klõpsab aeg-ajalt ise mõne pildi ja nii edasi. Selles Jandlis, keda on tõlkinud siis Maarja Kangro, terve raamatutäie, on 64. leheküljel saksakeelne tekst hoopis. Aga ma loen selle ikkagi ette, sest tõlke hindamiseks oleks seda vast vaja. Früh in Frühling, in Frühling Somm, Somm in Sommer, im Sommer Herb, Herb in Herbst, im Herbst Wind, Wind in Winter, in Winter früh. Gee kevadel, kevadel suu, suu suvel, suvel süü, süü sügisel, sügisel ta talvel, talvel gee. Vaata siit. Ja Fosse siis Sigrid Toominga tõlkes ja nüüd Aet Variku tõlgitud Joseph Conrad Lääne silme all. Ja väikene katkend kohe tuleb. Nii.
Tema käsi langes kergelt Haldini õlale ning otse kohe, kui ta selle tõelisust tundis, valdas seda hullumeelne kiusatus sellest paljastatud kõrist kinni haarata ja hing kehast välja pigistada, et see ei pääseks põgenema tema valve alt, jättes maha vaid varjukuju. Haldin ei liigutanud oimugi, kuid tema mustavad silmad liikusid veidi ja vaatasid üles Razumovi poole, täis nukrat tänu selle tundepurske eest. Razumov pöördus eemale ja hakkas toas edasi-tagasi käima. Võimalik, et see oleks olnud heategu pomisest oma ette ning kohkus tagasi oma tapahimu õigustuse ees, mille mõistus oli kusagilt tema sisemusest avastanud. Ja ometigi ei suutnud ta sellest loobuda. Mis teda ees ootab, mõtles ta, silmus kõige lõpuks ja mind. Tema arutelu katkestas Haldini hääl. Kahjuks meil Liisi Rünkla tõlget vist kaasas ei ole siin, et kahjuks jah, suure kurvastusega. Bakerist lugeda, sest seal on väga palju ornitoloogilist terminoloogiat, mis huvitaval kombel kõlab nagu luulega. Jaa, et see raamat oli saanud, eks ole, ju originaalis ilmudes ka luulepreemia, eks ole. Ja, see oli huvitav nüanss. Aga kas sul on ka suur hulk neid raamatuid kaasa? Ma ei suru peale küll 64. lehekülje testi. Jah, ma ei võta 64. Lehekülg 439. Tähendab, see on siis nüüd Tiiu Hallapi tõlge, John Losee ajalooline sissejuhatus teadusfilosoofiasse. See on lihtsalt siuke, natukene siuke ekstravagantne koht, sellepärast ma võtsin selle. Siin siis Losee refereerib James Ladymani ja Don Rossi teost Kõik asjad peavad kaduma, naturaliseeritud metafüüsika, kus siis autorid ütlevad järgmist. Üks meie põhiväide on, et tänapäeva analüütiline metafüüsika, professionaalne tegevus, millega tegelevad mõned äärmiselt intelligentsed ja moraalselt tõsised inimesed, ei kvalifitseeru objektiivse tõe valgustatud otsingu osaks ning tuleks ära lõpetada. Standardne analüütiline ehk uuskolastiline metafüüsika ei anna inimtunnetusse mingit panust. Analüütilises metafüüsikas on muutunud valdavaks projektid, millel pole peaaegu mingit pistmist tegeliku teadusega. Taas toimuvad esoteerilised debatid substantsist, universaalidest, samasusest, ajast, omadustest ja nii edasi, mis teadusele viitavad vähe või üldse mitte ja, mis hullem, näivad eeldavat, et teadus ei puutu nende lahendamisel asjasse. Nad põhinevad sellel, et tugitooli intuitsioone universumi loomuse suhtes peetakse olulisemaks kui teaduse avastusi. Jah, et tähendab, neil ei ole plaanis mitte kogu metafüüsika ära lõpetada, vaid nad siis tahavad luua teistsugust metafüüsikat. Jah, sa võid midagi mulle ka anda. Ma mõtlesin, et sul on oma, me tegelikult jagasime ära, et sul on 3 ja mul on 3, aga sul ei ole kaasas. Mulle juba hakkasid meeldima need kohad, mis ma välja valisin. Tähendab, Planta Sapiens siis Krista Kallise tõlkes, Paco Calvo ja Natalie Lawrence. Isegi ainuraksed bakterid mitte ainult ei tunneta oma keskkonda, nad tajuvad seda, pannes tähele spetsiifilisi valentse, mis on nende eksistentsis olulised. Subjektiivne kogemus suhkrumolekulidega kohtumisest ja rikkalik söödasoon võib olla põhjuseks bakteri otsusele liikuda selle poole. Happelise molekuli puudutuse negatiivne mõju ajendab bakterit ohust eemalduma. Ainurakseid organisme motiveerivad tugevad tungid, tung toituda, seeditut väljutada, ohtu vältida. Nende piiratud elu on tulvil kõige põhilisemate bioloogiliste vajaduste kirgi. Sellised ainuraksed organismid nagu bakterid ja amööbid suudavad isegi õppida. Laktoosi ja seejärel maltoosiga toidetud bakterid, kumbki aine vajab erinevate geenide aktiveerimist, et nendega tegelda saaks, hakkavad kiiresti oodatava muutuse jaoks valmistuma, sünteesides ensüüme maltoosi seedimiseks juba enne maltoosi saabumist. Ja kui oodatud maltoosi ei toodagi lauale, lülitavad nad ootuse välja, samamoodi nagu Pavlovi koerad pärast seda, kui kelli on helistatud liiga palju kordi, ilma et toit saabuks. Kui selleks on suutelised ainuraksed organismid, siis kui palju kaugemale võiksid keerulised hulkraksed organismid jõuda, sealhulgas siis taimed.
Taimed mõtlevad. Siis Mart Kanguri tõlkes René Girard Vägivald ja püha. Siis selline tõlkenäide. Teatavad religioossed erinevused viitavad otseselt vägivallale, millest nad pärinevad. Üsna ilmne on see Aafrika monarhiate rituaalse intsesti või mõnede ohverduslike praktikate, näiteks Dionüüsilise Sparagmossi puhul. Aga leidub ka teisi näiteid. Paljudes mütoloogiates jagunevad jumalad, vaimud või müütilised olendid selgelt kahte kategooriasse, tõsisteks ja koomilisteks. Kreeklaste Hermes ja roomlaste Mercurius on koomilised jumalad. Mõnes ühiskonnas on pühasid kloune või narre. Põhja-ameeriklastel on triksterid. Leidub kuninglikke lollide kuningaid ja igasugu ajutisi suverääne, korraga koomilisi ja traagilisi kujusid, kes pärast oma lühikest valitsusaega reeglipäraselt ohverdatakse. Need figuurid kehastavad püha vägivalda samavõrd nagu Aafrika kuningad, aga teisel moel. Mõlemal juhul on muidugi tegu kollektiivse vägivallaga, täpsemalt selle teatava esinemiskujuga. Tõsise väljaajamise kõrval on alati pidanud olemas olema väljaajamine, mis vähemasti osaliselt põhineb naeruväärestamisel. Tänapäevalgi toimivad ühiskondliku ostrakismi pehmemad, argisemad vormid tihti naeruvääristamise kaudu. Sellele pühendub otseselt või kaudselt suur osa kaasaegsest kirjandusest. Tasub vaid mõelda, millised ühiskondlikud kategooriad ja indiviidid on siin farmakoni rollis. Hulkurid, kerjused, sandid, mõistmaks, et naeruvääristamine mängib suurt osa nende negatiivsete tunnete esiletoomises, mis ohverduse käigus puhastatakse ja väljutatakse. Aitäh, Margus, et me oleme juba üle tunni aja rääkinud ilma muusikaliste vahepaladeta. Ma arvan, et enne kui juttu kokku võtta, võiks anda sõna saalile, et äkki on kohtunikele küsimusi. Miks te seda ei auhinnanud, miks te seda esile tõstsite ja nii edasi, või siis küsimusi üldse sellise suure pildi kohta, mida žüriis tegutsemine võimaldas meil moodustada. Ma ei näe siia publikusse, et kas keegi tahaks midagi. Nii, ma toon mikrofon. Ärge küsige. Ja ma isegi ei küsi, aga ma täpsustan või selgitan. Nimelt Lauri Eesmaa, kes oli ka Loomingu raamatukogus ilmunud Wallace'i kogumiku toimetaja, jõudis toimetada 4 8 novellist, enne kui kirjastusel hakkas kiire raamatu väljaandmisega. Ja kahjuks ei ole tema nime seal raamatus, seda põhjust ma ei tea, aga ma arvan, et žüriil on hea seda teada ja võin hiljem ka täpsustada siis, et millised novellid on toimetatud, et tekiks võib-olla võrdluse moment. Et see oli siis Aet Variku kommentaar Jah. Wallace'i unustuse raamatu kohta. Et võib-olla jätaks publikule siis veel aega mõtteid koguda ja paluksin teil midagi kokkuvõtlikku öelda sellest žüriis olemise kogemusest, mis ei ole tänaseks veel päriselt läbi, kõik otsused ei ole veel langetatud ja auhinnadki on üle andmata, kõned pidamata, aga midagi oleme tõenäoliselt siit õppida jõudnud, et kas sa, Kristjan, suudaksid kuidagi ümmarguselt kokku võtta seda, mida? No ma võib-olla lihtsalt siis nendiksin seda, et mida ei osanud ette ennustada, eks ole, kuna me kolmekesi ühes žüriis varem olnud ei ole, aga mulle siiski tundub, et
üpris sujuvalt läks meie žürii töö, et suuri tuliseid lahinguid ei olnud, aga võib-olla need on alles ees, eks ole, sellepärast et see lõplik otsus, jah, võib-olla see, mulle meeldib, kuidas me muidu töötasime, eks ole, digitaalselt, meili teel suhtlesime, aga korra saime ka kokku ja siis sa panid nii-öelda sellise nii-öelda esitasid juba sellise nii-öelda kerge väljakutse, ütlesid, et võib-olla vahepeal pole meil vaja kokku saada, aga siis, kus lõpliku otsuse langetame, et seal võib-olla peaks ikka näost näkku kohtuma, et saaks kuidagi rusika maksma panna. See oli väike nali muidugi, natukene liialdasin praegu seda. Jah, minul samamoodi, et tegelikult mul jäi niisugune igatsus sellest žürii tööst, et kunagi oli see kuulus koroonaaeg, Covidi aeg, kus kõik hakkasid suhtlema niimoodi ekraani kaudu ja minule see aeg iseenesest väga meeldis, mulle meeldisid need tühjad ostukeskused ja kogu see niisugune kummaline laokil olek, mul oli nii palju vaba aega enda asjadega tegelda ja üldse kuidagi elu oli ilus sel koroona ajal. Aga vaat sellest jäi jah, see üks nukker moment, et nii väga eelistatakse neid ekraanikohtumisi ja mina oleks ikka väga tahtnud, et Tallinn ja Tartu oleks teineteisele natuke lähemal. Vanasti öeldi, et nagu Tallinna olevat Tartule palju lähemal kui Tartu Tallinnale, aga enam ei ole nii. Keegi enam ei istu autosse või rongi selleks, et sõita ühest Eesti suurest linnast teise ja et muidu oli žürii töö väga tore, aga ma oleks ikka tahtnud avada pudeli punast veini ja siis niimoodi veidi nagu vahemerelisemalt neid asju otsustada. Masseerida oma kaaskohtunikke, jah. Et mul on ka üllataval kombel see esimene kord selles ilukirjanduse tõlkežüriis osaleda, varem pole seda teinud. Tõenäoliselt aastad on kõik erinevad, mind püüti vist värvata või ka aasta tagasi, aga siis ma osalesin toimetajana selle Ulyssese väljaandmisel ja tundus, et ma siis ei saa nagu selle raamatu tõlke üle kohut mõista ja sellepärast ma teadsin juba ette, et tuleb nüüd see vandekohtuniku teenistus läbi teha, aga see aasta oli nagu teistmoodi, et selliseid tugevaid kandidaate on palju, aga mingit sellist vaieldamatut suursaavutust nende hulgast on ka raske leida, mis nagu teistest üle oleks, aga samas see jah, võimaldas tõesti, nagu siin Kristjan ka ütles, et sellist eesti keelde tõlgitud siis üle lugeda, et enamasti ma sirvin läbi kõik Loomingu raamatukogud, mis ilmuvad ja Hieronymuse raamatuid valikuliselt, aga näiteks tänapäeva Punane sari oli mulle suur avastus, et on ebaühtlane, aga samas väga häid asju sisaldav ja üldse see pilt, et head kirjandust tõlgitakse ikkagi enamasti hästi, et ei ole sellist ülejala laskmist, et tõenäoliselt seda on tõlgetes ka, aga nende ohvrid on siis enamasti sellised natukene teistsugune kirjandus kui see, mis meie huviorbiiti kuulus. Ma lisaksin selle momendi, mida me ei ole siin puudutanud. Nimelt see asjaolu, et Eesti on väike ja kõik tunnevad kõiki ja on väga raske vältida sellist olukorda, kui poleks rohkem või vähem seotud siis nende potentsiaalsete nominentidega või nominentidega. Nii et meie komisjoni töös ka ma pidin
ühel momendil taandama ennast arutelust ja siis Hasso ja Katre kas sa üldse mainisid, et Katre Talviste oli meie 3. liige? Mainisin ka seda. Okei, jah. Et ühesõnaga, et siis Hasso ja Katre arutasid omavahel. Nii, ja on vahepeal tekkinud küsimusi. Sest kui teid huvitab see, mis eelmisel aastal tõlkes ilmus, siis ma usun, et pädevamat kogu on raske leida, nii et kasutage võimalust, aga sellest võime ju ka rääkida pärast püstijalu. Aitäh siis kõikidele vestluskaaslastele, et see oli siis vist esimene üritus sellest Kultuurkapitali auhindade nominatsioonide sarjast. Ja võite saate teada 14. märtsil. Aitäh kuulamast!